Oleme tulnud siia Rohuküla sadamasse, kus minu vestluskaaslaseks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esindaja härra Toomas Vallimäe. Tere, Toomas! Toomas, EKRE oli üks esimesi Haapsalu raudteeprojekti toetajaid. Kas olete ise olnud algusest peale selle projekti toetajaks? Jah, loomulikult. Olen ka volikogu liikmena, Ridala valla volikogu liige. Olen andnud ka oma allkirja. Oleme püüdnud kõik võimalikku teha, mis meist sõltub, et rongi liiklus võiks Läänemaaga taastuda. Arusaadav. Kuid millised on teie lootused valimistulemuste osas ja kas võib juhtuda, et Haapsalu saab oma esimese rahvusalasest meeri? Jah, loodame, et valimistulemus on parim. Et saada enamust peaks olema nüüd juba Haapsalu volikogus siis vähemalt 13 kohta. Kuna meie nimekirjas on 12 liiget, siis puht matemaatiliselt ei ole võimalik päris enamus saavutada. Aga kindlasti koalitsioon ja ükskõik millisel ametipostil, aga ikkagi tahame seda piirkonna elu arendada ja edasi viia. Selge. Kuid miks teie arvates on siis Haapsalu raudtee pikkuse mõttes jupikene taasavamine niivõrd kaua aega võtnud, et aastaid on mööda läinud, kuid rongi Haapsalus ikka ei paista? Kindlasti on põhjuseid mitmeid ja kõige suurem põhjus on, julgen ütelda, tahtmatus. Et rahaliselt, kui vaadata, see ei ole ka niivõrd suur summa, kuigi jah, 50 miljonit ümmarguselt on kahtlemata suur summa, aga on toodud välja siis erinevad uuringud ja mälupildist tuleb välja üks selline mõte, et kui Tallinna ümber ehitati neid liiklussõlme erinevatesse kohtadesse, näiteks Mäorist ja siis hinnanguliselt sellise liiklussõlme välja ehitamine maksis sama summa, mis on siis raudtee. Et ongi selline suhtumise küsimus, et mida on vaja ja mida ei ole vaja. Ja muidugi meile, kes oleme Läänemaal, meie tahaksime ikkagi raudteed ja ma usun, et mitte ainult Läänemaa pärast, vaid ka sellise sümbolina, sest siit Haapsalust ju hakatakse lugema raudteenumbreid. Siin on 0 punkt ja kogu Eesti raudteed loetakse siit ja nõukogude ajal ka üle kogu Nõukogude Liidu raudteed arvestati just Haapsalust. Ja see oleks väga ju sümboolne, et Haapsalus oleks raudtee. Oleks tõepoolest. Milliseid plusse te oskaksite nimetada raudteeühenduse taasloomisele Haapsalu jaoks? Jah, ma ei tahaks mitte ainult Haapsalut pärast nimetada, et kuna me oleme Rohukülas, siis see väga huvitav mõte, et see raudtee peaks ulatuma just siia, Rohukülla. Meie taga on sadam ja kui raudtee ja sadam saaksid kokku, siis sünniks midagi väga ilusat. Teisel pool on suured puuvirnad, kus laadetakse peale siis laevadele puid Eesti metsast ja viiakse need siis Rootsi, tehakse paberiks. Aga kui oleks raudtee, siis need puud võiks liikuda näiteks Tartu poole, kus tehakse ka suurem puidufirma Eestis, kus hakatakse tootma vineeri ja paberit ja muud, et oleks nagu suurem väärtus. Nii et raudtee mõte ei ole mitte niivõrd inimeste vedu, vaid just ka majanduslik areng, majanduslik kasum piirkonda ja loomulikult üle Eesti. Suur aitäh teile selle intervjuu eest!